You can't run, but you can't hide. Nii, aga siis läheme tänase põhiteema juurde. Mul on siin kaks hästi toredat külalist täna, Anna-Liisa ja Kendra. Palun tutvustage ennast sissejuhatuseks ja rääkige natuke ka põgusalt oma taustast, et millega te tegelete igapäevaselt ja mis on teie siis peamine töövaldkond? Ma teen otsa lahti. Mina olen Kendra Vaina ja MyFitness, siis ma olen rühmatreener, personaaltreener, noortetreener, viin noortele laagreid läbi ja toitumisnõustaja ka. Ja päris algusaastatest alates ja et mitmekülgselt panustan MyFitnessi jaoks, aga peale selle olen ka toitumisteraapia keskuse toitumisterapeut ja ka kaalukirurgia keskuses. Kaalukirurgia keskus tegeleb siis bariaatriliste operatsioonidega. Peale treeneri ja toitumisterapeudi olen ma veel ka riikliku kutsega koolitaja ja teen nii toitumiskoolitusi kui ka motivatsiooni puudutavaid koolitusi. Nii et need on minu sellised 3 põhilist tegevusvaldkonda. Väga tore. No lähme edasi siis Anna-Liisa juurde. Ja kõigepealt rõõm näha teid kõiki siin. Väga tore, et te võtsite selle aja enda päevast. Minu nimi on Anna-Liisa. MyFitnessis olen ma personaaltreener. Lisaks sellele töötan noorte võrkpalluritega, olen ka võrkpallitreener, peamiselt töötangi noortega võrkpallialal. Lisaks sellele olen kogemusnõustaja ja paari sõnaga võib-olla minu minevikust olen ka endine profivõrkpallur ja minu selja taga on 14 aastat kogemus söömishäiretega. Ehk siis 10 aastat minu profielust olin ma nii-öelda jutumärkides paberitega bulimik. Ja mina siis kohe tõstataksingi tänase paneeldiskussiooni sellise esimese olulise küsimuse, et kui teie vaatate täna inimeste toitumist ja nende söömisharjumusi, siis mis on need põhilised vead või kitsaskohad, mis teile kõige rohkem silma jäävad? Palju sina menüüdega kokku puutud, et võib-olla sa alustad ja siis ma oskan spetsiifilisemalt siia juurde. Ma arvan, et esiteks see on põhiliselt sinu pärusmaa, et mina olen teinud endaga sellise lepingu, et treenerina, personaaltreenerina mina detailseid kavasid välja kirjutan. Küll me räägime toitumisest, põhimõtetest ja mis on välja koorunud, ma ütlen 99,9% on see, et tegelikult on väga palju psühholoogiat taga. Et ma võin kirjutada selle ideaalse treeningkava, ideaalse toitumiskava, aga kui hakkad inimesega rääkima, siis psühholoogiliselt ta ei ole selleks valmis. Ma toon nüüd 2 asja natukene lahku, et kui me räägime toitumisest, siis toitumisterapeudina ma näen väga palju inimeste menüüsid ja sealt kumab läbi nagu väga suur loomse rasva hulk, ehk siis me sööme tegelikult lihatooteid oluliselt rohkem, kui me tegelikult peaks. Et arvestades, mis rasva me saame lihast ja millist rasva kalast, siis üks on küllastunud, teine küllastamata, ehk siis alati tasub nagu eelistada kala lihale. Aga eestlased seda paraku ei tee, et ollakse rohkem nagu lihausku. Ja eriti ka nende puhul, kes nagu jõusaalis trenni teevad või üldse nagu sporti teevad, et kes arvavad, et energiavajadus on suurem, et ma pean seda korvama just nimelt lihatoodete ja loomse toidu arvelt. Et selline uskumus kõlab läbi ja samamoodi on ka piimatoodetega liialdamine või siis nende üldse menüüst välja jätmine, et kui selle kohta on siis ka küsimus, siis tegelikult piimatooteid ei pea tarbima ja meil paljudel on välja kujunenud ka talumatus piimatoodete osas, et ma ei tea, kas söandab keegi käega märku anda, kui temal see siin probleemina on. Mõnel ikka on, eks ole, aga
seda ei pruugi ise teadagi, et tihtipeale jah, laktoositalumatus annab märku just nimelt kõhu lahtisusega peale piimatoodete tarbimist või siis kõhuvaluga, aga sellised peidetumad nähud on näiteks, et näonahk ei ole korras või on krooniline nohu kogu aeg, et ka selle taga võib olla piimatoodete talumatus. Aga selle puhul siis toitumisterapeudid aitavad. Et ma korra toon sisse ka selle, et mis vahe on toitumisnõustajal ja mis on toitumisterapeudil. Vaikuseks. Tegelikult ma kirjutasin sellest ka natukene seal Movie blogis, suvel vist oli. Toitumisnõustaja on see, kes on väljaõppe saanud ja tema võib nõustada täiesti tervet inimest tervisliku toitumise põhimõtete järgi. Nüüd toitumisterapeut võtab arvesse juba ka inimese eripärad tema haigusliku seisundi suhtes, talumatuste suhtes, kui on bariaatrilise operatsiooni läbinud või on soolestikuprobleemid juba või on südame-veresoonkonna haigused, et tihtipeale tavaline tervislik toitumine peab olema kohandatud vastavalt sellele vaevusele või haigusele. Aga loomulikult toitumisterapeudid tegelevad ka kaalulangetuse probleemidega ja kõige muuga ka. Aga lihtsalt see vahe, et toitumisnõustaja pädevus tervisliku toitumise soovituste koha pealt lõpeb. Nii, aga veel, mis on tulnud nüüd sellele lihale ja piimale, ehk siis loomsele toidule, toitumisest välja on see, et väga palju süüakse valmis toitu. Süüakse väljas või siis tellitakse koju. Et ise algkomponendist toitu teha on loomulikult aega nõudev, oskusi nõudev, aga paraku kvaliteetsem. Sest kui me mõtleme selle toiduainetööstuse kui sellise, eks ole, et siis ega seal toidukohas tihtipeale väga sellele, no toome näiteks kala. Kala tehakse pealt hästi krõbedaks, eks, see lõhetükk. Maru ilus, maru maitsev. Aga kui me võtame selle, et kala nii-öelda need kasulikud rasvhapped, küllastamata rasvhapped, kaotavad kogu oma kasulikku mõju seal 175 kraadi juures, siis selle kraadiga te seda krõbedat koorikut sinna peale ei saa. Ehk siis sealt tuleb juba nagu vahe sisse, et jah, kala on tervislik küll, aga tõenäoliselt seal ei ole nii palju seda kasulikku enam sees kui see, kui te kodus seda teeksite. Ja ma toon võrdluseks siia ka näiteks selle, et kui me kogu aeg väljas söömas käime, eks, et siis kui te teinekord reisil olete, kui suur valik teil siis nagu söögi mõttes on või mina olen kokku puutunud tihtipeale inimestega, kes teevad reisid, ütlevad, et ma olen 3 kilo raskem. Ja siis sa nagu vaatadki, et miks see siis raskem on, et ma sõin väljas. No loomulikult, sõin seda, mis kätte juhtus, et kui me selle tähelepanu ei pööra, siis paraku see avaldabki mõju ka meie nii-öelda kehakaalula. Ja ma vist sattusin hoogu, vabandust. Ei, väga huvitav, räägi. Et kui me räägime üldse vigadest üldises plaanis, siin olid välja toodud, eks ole, toiduained, millest ma välja tõin, siis eks ole, et kus süüakse, siis alustame sellest, kuidas süüakse. Palju me võtame aega söömiseks, sest tegelikult 20 minutit läheb aega, et see signaal meile aju jõuaks. Aga kuidas nagu söömine muidu välja näeb, istutakse maha 10 minutit, taldrik tühjaks ja minema heal juhul. Ja siis tõenäoliselt süüakse ka suurem kogus, kui vaja oleks. Ja siis pärast ägatakse selle toidu koguse all ja tõenäoliselt süüakse ka suurte tükkidena see toit ära. Tuletage meelde, et meil on hambatäit suus, et maal ei ole hambaid, eks. Et seda raskem maal oma tööd teha on, mida suuremad tükid sinna jõuavad. Ja kui me räägime toidust kui naudingust, siis me tunneme toidu maitset ainult suus. Aga kiire söögi korral veedab see toit seal suus kõige vähem aega kahjuks. Nii et sinna see nauding ka jääb ja selle tõttu me tõenäoliselt sööme selle võrra rohkem, et siiski toidust omamoodi ka naudingut saada, maitsenaudingut. Nii et need 3 võib-olla on sellised, mis ma nagu oskaks välja tuua probleemide kohta, probleemkohtade kohta, mida ma oma töös näen. Võib-olla sa, Anna-Liisa, oskad näha ka neid psühholoogilisi või vaimseid murekohti, mis inimestel on, et kui sa siin seda poolt nagu täiendad? Ma saan kõigepealt täiendada Kendrat jälle. Väga kõva teoorias ja ma saan tuua kohe praktikasse number 1 asi, mis mul kohe kella pani helisema, oli need valmistoidud. Mul on kohe isiklik näide võtta, et saate kohe sellise praktilise osa siia kõrvale.
Viimased 2 kuud mul on olnud siin väiksemaid, suuremaid operatsioone, kõik seotud lõualuuga. Ja tuli välja, et mitte midagi paranenud. Tekkisid põletikud, ükski ravim ei mõju, ükski antibiootikum keha ei vasta. Ja siis tehti mul korralik vereproov ja tuli välja, et mu maksanäitajad on väga kõrged, mis tähendas seda, et ma läksin nimetageme seda siis puhta toidu peale, ehk siis kõik ise tehtud toit, võimalikult palju juurvilju, puuvilju, kala, kalkun, kana, palju igasuguseid seemneid, marju ja ma valmistasin oma toidu ise. Ma võtsin selle aja, mul tekkis teistsugune selline, võib öelda isegi suhe selle toiduga. See toit sai teistsuguse väärtuse, sest ma võtsin aja, ma väärtustasin seda aega. Ja ma näen neid muutusi praegu iseenda, tujudes, mu tujud ei kõigu enam nii palju, see hormonaalne pool on palju parem, mu une kvaliteet on palju parem, mu energiatase ei kõigu enam nii päevast päeva, nagu ta kõikus ennem ja see on tahes-tahtmata, me teeme neid asju, mis on lihtsam. Okay? Toidu valmistamine võib-olla igal ühel ei ole lihtne. Lihtsam on minna, võtan siit natukene midagi, võtan siit natukene midagi ja sealt tuleb ka see, elukvaliteet mängu. Nii et ma saan oma kogemusest praegu öelda, et kui sa teed selle otsuse, et ma panustan sinna toidu tegemisse, siis toimuvad ka muutused. Kas võin korra vahele küsida? Mul tekkis endal kohe küsimus siit, et võib-olla kuulajatel on mõned teiepoolsed head nõuanded, et kui ma hakkangi seda toitu nüüd ise valmistama, siis mis on seal need nipid, et see ei oleks nii keeruline või et see ei oleks siis nii tülikas minu jaoks või mismoodi seda siis teha, et peaks kohe suurema hulga mingit toitu ette tegema või? Aga ma võib-olla küsin, äkki keegi tahab vastata, et mis teeb teile muret selle toidu valmistamise juures, et mis on tülikas teie jaoks? Et võib-olla me siis oskame Kendraga... Või kas üldse on? Jah, või kas üldse on? Nõus. Nõude pesemine. Jah. See võiks kellegi teise valda jääda. Jah. Kas erivajaduse inimesed on ülekaalumised? Kuidas nad saavad trendi teha, kui on ülekaalumised? See on natuke nüüd teine teema juba vist, et seda me vist täna nii süvitsi ei lähegi. Kui me näiteks inimesed kaaluvad 220 kilo, mida teha siis? Kas me räägime sellest hiljem? Saame puudutada äkki seda. Teemat teises osas võib-olla põgusalt. Mida mina oma kogemusest, kui nüüd rääkida toidutegemisest veel, on see, et üldjuhul ma ei tee suurt portsu valmis, sest et ma tegelikult naudin seda toidu tegemist, arvestades minu minevikku, võib-olla me seda saame puudutada pärast ka. Et ma olen loonud toiduga hoopis teistsuguse suhte, nii nagu Kendra siin mainis ka, näiteks söömise häiretest välja tulles minu esimene nõue arstilt oli see, et kui see taldrik on siin, siis mitte midagi muud siin laua peal ei ole raamatuid, ei ole telekat, ei ole mitte midagi muud, on vaikus, mina ja see toit. Sellepärast, et mul puudus igasugune suhe, ma ei saanud aru, mu keha ei saanud aru, millal mul kõht on täis. Minu keha ütles, et kõht on täis siis, kui mul toit oli siiamaani. Nii et see võttis aega, ma võtsin selle aja ja võib-olla see psühholoogiline pool, mis siia tuua, on see, et iga uue harjumuse kujundamine võtab aega, olge kannatlikud iseendaga. See on võib-olla üks number 1 asi, mis täna siit kaasa võtta, mis ma tahaks öelda. Väga armas soovitus. Siis toitumiskavasi kirjutatakse välja palju ja me teame seda, et on neid, kes kirjutavad täitsa suvaliselt välja, et tee mulle toitumiskava on ja, et okei, maksad 50 €, siin on su kava, hakka seda jälgima. Mis teie kui spetsialistide seisukoht selliste kavade suhtes on? Mina vist poole sõnaga juba mainisin, et mul on oma põhimõte, mina ei kirjuta välja detailseid kavasid, 100 grammi seda, 120 grammi seda. Number 1 juba sellepärast, et ma ei ole
toitumisnõustaja või toitumisterapeut, okei. Jah, ma olen mingil määral saanud koolitust ja võib-olla oma mineviku arvestades ma võiks olla spetsialist jutumärkides, okei. Aga neid spetsialiste on meil täna väga palju siin ümberringi, oma ala teadlasi nii-öelda, ja ma pigem usaldaks kõik kavade kirjutamise genrele. Aga me räägime põhitõed lahti ja vahel, mis ma lasen teha oma klientidel, on see, et nad panevad mulle kirja näiteks võimalikult ausalt, mis on ka raske nende jaoks, kusjuures ausalt kirjutada, sest nad tahavad teha selle paremaks, kui see tegelikult on see kava. Ja ma lasen kirjutada neil 3, 4, 5 päeva oma sõnadega, mis nad siis söövad, siis me vaatame selle kava rahulikult läbi ja võib-olla annan mingeid juhiseid, mis ma olen teinud, kaloraaži välja arvutanud ja siis võib-olla natukene detailsemalt rääkinud. Aga ma tahan, pigem minu eesmärk on mingil määral õpetada inimesi sööma. Mitte lihtsalt anda see kava kätte, nagu ma enne mainisin, suure tõenäosusega enamus ei ole selleks valmis. Okay. Seepärast, et tullakse suure motivatsiooniga, hurraa, nii, ma tahan nüüd trenni teha, ma tahan nüüd seda kava saada, hakkame nüüd pihta. Aga see käib selline korra üles ja siis, kui nädala-2 neid tulemusi ei ole, mis nad loodavad, siis see motivatsioon ka kaob. Ehk siis seal taga on väga palju psühholoogiat. Et meil on alati, ma ütlen, et meil on valik, siis tuleb teha otsus ja siis leping iseendaga. 3 asja. Okay. Ja minu klientide hulgas praegu ma olen näinud seda, et on neid, kes on teinud enda jaoks valiku, aga ei ole teinud otsust. Ja sinna peab järgema ka tegevus. Just, täpselt. Ilma tegevuseta. Et leping tähendabki juba minu jaoks nagu tegevust. Et on ka neid, kes tulevad täna, üks naisterahvas tuligi trenni, tuli niimoodi. Nii, Anna-Liisa, mulle nüüd aitab. Ma nüüd tegin otsuse. Yes. Lõpuks, et seda ma tahtsingi kuulda, et on lihtne teha valik, aga valikul alati järgneb midagi. Ja kui sa teed selle lepingu iseendaga, panedki selle allkirja, siis hakkabki asjad toimuma. Aga jälle, kannatlikkus iseendaga. Et just see psühholoogiline pool on ülioluline ja ei piisa ainult sellest, et ma teen sulle selle mega hea treeningkava, mega hea toitumiskava, aga kui seal taga ei ole otsust, kui seal taga ei ole mingil määral natukene sellist, ma nimetan seda distsipliiniks, siis ei hakka asjaka toimuma. Võib-olla Kendra tahab midagi lisada. Ja Kendra ütleb kohe, et Kendra ei tee ka kavasid. Miks? Sellepärast, et ükski inimene ei ole võimeline eluaeg kava järgi sööma. Okei, sa võid mingisuguse eesmärgi saavutada selle ühekülgse kava järgi toitumisega. Oleneb, kust sa selle saanud oled. Aga need tulemused ei jää püsima, kui sa oma tavaelu juurde tagasi nii-öelda naased oma tavaliste harjumuste juurde. See, kust sa selle kava saad, eks ole. Küsimus jällegi, et palju see kava koostaja on nii-öelda teadlik tasakaalustatud toitumisest, vajaduspõhisest toitumisest, sinu vajaduspõhisusest toitumisest. Kui palju see kava väljatöötaja võib-olla paneb seal numbrid ainult sinna sisse ja tuleb Excelist automaatne selline nii-öelda kava igale ühele, kes need odava hinna eest müüvad. Sest kui väljaõppes me pidime koostama 1 päeva tasakaalustatud toitumise kava, see võttis 6 tundi. Need, kes 25 € eest seda kava müüvad, unustage ära, et see ei ole teie vajaduspõhine. See ei ole teie toitumiseelistusi, teie päevarütmi, teie eluviisi arvestav. Ja see on jätkusuutlik. Pluss, nagu Anna-Liisa siin ütles, kõige taga on see, et toitumiskavaga me lükkame vastutuse endalt ära kellelegi teisele. Me ei taha ise vastutada õigete valikute eest, eks see ongi see psühholoogiline pool. Kui meil on kava ees, meil on mustvalgelt kõik asi ees, siis isegi kui me libastume seda kava järgides, siis on kava süüdi, mitte meie. Sest kava ju anti mulle ette, see pidi kõik mu vajadused katma ja vajadused on see teine teema veel seal juures, et need äpid ja toitumiskavad tihtipeale siis arvestavad nii-öelda makrotoitaineid, mis on siis süsivesikud, valgud, rasvad. Kui need pannakse tasakaalu, siis arvatakse, et kõik on juba hästi. Enamus sellest kooli ajal koostatud kavast
sellest ajast võttis vitamiinide ja mineraalainete tasakaalu saamine. Need on need, mis meile energiat ei anna ja mis jäetakse tahaplaanile. Küll aga mis tihtipeale määravadki just meie elukvaliteedis kõige suurema osa. Kas me saame kõik ained, kõik vitamiinid, mineraalained toidust kätte? Sest see, kui me purgi kallale haarame, eks ole, sealt ei imendu kõik. Pluss siis osad toidulisandid töötavad veel teineteisele vastu. Nii et mina ka ei ole kavade usku, ma ei soovita neid kellelgi nagu selles mõttes tellida, ehk siis enda pealt vastutust ära veeretada, vaid õppida need põhitõed nagu selgeks. Mitte näpuga grammi pealt järge ajada. Üks asi veel võib-olla, mis ma mainiks, on see, et jälle toetades kõike, mis sa ütlesid, on see, et toitumine peab olema jätkusuutlik. Seda ma näen ka oma klientide pealt, et jah, võib minna sinna defitsiiti, aga kui jätkusuutlik see on. Et see on ka kindlasti ülioluline teema, mille peale mõelda. Ja siia kavade kõrvale ma tõstatan kohe ka teise teema, mis on ka igal pool sotsiaalmeedias palju levinud ja nähtud on, et ühed soovitavad, teised ei soovita. On kalorite lugemine kui selline. Et kommenteerige palun enda poolt seda ka. Sinu pärusmaa taas. No, ütleme, et kilokalar on energiaühik, mida me endale sisse sööme. Kui väärtuslik ta on, me saame friikartulist energiat, me saame samamoodi porgandist energiat, me saame tatlist energiat, milline siis on nagu nii-öelda päris toit, eks? Kui kvaliteetset energiat me saame töödeldult rasvast läbi imbunud friikartulist, ja energia võib olla sama teisel taldrikul oleva toiduga, aga see kvaliteet on hoopis erinev. Ehk siis asi on nendes samades toitainetes. Need äpid samamoodi loevad energiat, loevad makrosid, nagu ma välja tõin. Tihtipeale ei arvestata sealt vitamiine ja mineraalaineid. Kalorite lugemisest, üldiselt ja. Kui me sööme rohkem, kui me kulutame, siis me võtame juurde. Kui me sööme vähem, kui me kulutame, siis me võtame alla. Aga kui me sööme vähem, kui me kulutame, siis tihtipeale see kaloraaž tõmmatakse liiga alla sinu baasaine vahetuse vajaduse. Baasaine vahetus on siis see, kus sa teed hommikul silmad lahti, lillegi ei liiguta, päevad õhtul silmad kinnivad, siis sa kulutad nii palju ära. Selle peale, et sul süda lööks, et sul kehatemperatuur säiliks, et sa saaksid hingata. Kui sa juba püsti tõused, kööki lähed, siis sul juba energia kulutamine nii-öelda kasvab selle arvelt. Keha peab saama oma see baasaine vahetuseks vaja mineva energia igal juhul kätte. Tihtipeale aga minnakse toitumisest sellest allapoole ja sellega tasakaalustatult toituda on väga-väga raske. Isegi seal 1600 kilokalori juures on väga-väga raske saada toidust kõik ained kätte. Nii et nii palju siis kalorite lugemisest. Et loomulikult see kõik on oluline, aga selle juures on vaja mitte kaloreid lugeda, vaid jälgida siis seda endale vaja minevat toidu hulka, aga arvestada selle juures ka kindlasti mitmekesisust ja nii-öelda mõistuse piires seda kaloraaži vähendada, suurendada ka liikumist, et siis nii-öelda kaalukaotus toimiks. Jälle oma praktikast võin tuua, et mina isiklikult olen ühe korra elus lugenud kalorid. See oli nüüd alles hiljuti ennem seda suurt operatsiooniperioodi, sest ma teadsin, et see tuleb raske periood ja minul on raske kaalus juurde võtta, nagu ka Kadril, me oleme rääkinud sellest. Mina lähen kaalu peale, minu mõte täna nii uskumatu, kui see ka ei ole. Ma ei oleks aastaid tagasi mõelnud, on see, et palun ole kõrgem. Palun ole kõrgem. Ja see oli ainuke periood, kus ma lugesin kalorid, siis mul oli vaja kaalus juurde võtta, sest ma teadsin, et nüüd järgmised, 1,5 kuud ma olen kaotanud 6 kilo, vist 2 kuuga äkki. Ma ei saanud vahepeal trenni teha, ma ei saanud korralikult süüa ja ma olen muidu väga aktiivne, mul on koerad, mul on trennid, mul on noortetrennid. Ehk siis minu baasvajadus on kõrgem kui tavaline ja
ja ma olingi seal, ütleme seal 2800 peal äkki, 2900 peal ja see oli minu jaoks okei. Nii et ma arvan, et mis ma tahan öelda, et igaühe vajadus on erinev, sellepärast et ma kulutasin ka meeletult ja ma olingi seal kuskil 300-400 kalorit plussis, et ma teadsin, mul on vaja kaalus juurde võtta. Nii et ka see number, ütleme 3000 kalorit päevas, see on okei. Seda ma tahan öelda, et kui te näete, et ma ei tea, Instagramis või kus iganes jookseb läbi, et here is my 1700 kalorit dieet ja see on fine, ei ole igal ühele. Meil kõigil on väga erinev vajadus ja selleks taaskord toetades Kendrat, et lihtsalt ise enda jaoks selgeks teha, mis asi on üldse kalor, mis asi on üldse selline kvaliteetne kalor, nii nagu siin Kendra juba mainis ka, et natukene ise süveneda sellesse, mitte anda seda vastutust nii palju ära. Võtame paar rahva seast tulnud küsimust kui ka, et siin on päris mitu tulnud juba, et sa pikk küsimuste rivi. Nii, võtame siis sellise küsimuse, et kuidas vähendada magusaisu, kes on suured maiasmokad? Keegi on küsinud sellise küsimuse. Mida sina praktikas näed? On vaja üldse vähendada? Mina olen lasknud, nagu Anna-Liis ütleb, et pane kõik kirja, mina olen ka lasknud kirja panna ja öelnud ka, et kõik, mis läheb suust sisse, igasugune snäks, sest asjal on põhjus. Miks sa selle magusa järgi haarad? Nii et kes selle küsimuse esitas, võiks nagu vaadata enda päeval otsa, millal tal see magusaisu tekib. Kas see on a la nagu õpitud harjumus, et peale soolast sööki tuleb magustoit? Kas see magusaisu tekib siis, kui on näiteks pikem paus olnud söökide vahel, ehk siis meie veresuhkur nagu tingib seda, et me peaksime kohest kiiret energiat kuskilt magusast saama, või siis see on jällegi välja kujunenud harjumus, et õhtul premeerimiseks, laheda päeva ees, lohutuseks, mis iganes asja puhul, vaat õhtul seal ma võtan midagi magusat. Et kõigel on nagu põhjus. Ja kui ma räägin ühe näite siia šokolaadi kohta. Kui me võtame tavalise šokolaadi, sisuliselt koosneb see kakaost, suhkrust, rasvast. Nii, kui me hakkame võtma, et kas me tahame sealt seda suhkrut? Ei, vaevalt, muidu sa võtaks lutsukommi. Kas me tahame seda rasva? No, ta ei ole ju hea maitsega, kui see rasv üksinda on. Ja me jõuame selle kakaoni tegelikult. Et sa tahad seda kakao maitset, et sa paratamatult seda šokolaadi just võtad. Koosluses teiste maitsetega ta loob ideaalse sellise terviku. Ja tihtipeale, kui me kakao järgi haarame, siis on meil magneesiumi vajadus. Miks šokolaad rahustab närvisüsteemi mingil määral? Magneesium on seal sees. Ehk siis, mida ma olen mitme inimesega proovinud, et kui sa näiteks hommikupudru peale paned lusikate ja tavalist kakaopulbrit ilma suhkruta, siis sel päeval sul magusaisu ei ole. Sihukese nipi sai praegu see inimene. Seda võib proovida, aga ongi see, et kas sul on mingi ainepuudus, et sa selle šokolaadi järgi haarad, oleneb, mis magusat sa tahad, kuna sa seda tahad ja kas see on nii-öelda õpitud harjumus. No sa võid proovida, kui see aitab. Tihtipeale ei aita. Ja kui see on õpitud harjumus, siis ta ei aita kindlasti. Ja tegelikult toitumispüramiidi järg, mille Tervise Arengu Instituut on välja töötanud, siis ütleme, et 2000 kilokalorise energiavajaduse korral on 4 kommi täiesti päevas lubatud ka. Eeldusel muidugi, et suhkruga maitse vett ei jooda sinna juurde ega muid nii-öelda peidetud suhkruid sinna väga ei tarvita. Nii et need kommid on ka täiesti omal kohal, et ei pea ennast piirama. Sest kui me midagi piirame, siis tihtipeale suurem kiusatus selle järgi ka tekib. Okei, siis oma kogemusest ka oma klientidega, mis ma olen näinud ja võib-olla enda pealt ka, noorte pealt samamoodi, on see, et väsimuse baasil tekivad meil ka need isud. Energiadefitsiidi korral, eks ole, et sul on kuskilt vaja seda kompenseerida. Täpselt, ja kui ma nüüd ei eksi, paranda mind, kui ma eksin, väsimus paneb meil töösse greliini hormooni, mis tekitab sellist korralikku magusa vajadust
võite kontrollida igaks juhuks mind üle. Aga ma mäletan, kui ma õppisin toitumise kohta, siis sealt mul jäi see väga hästi kõrvu. Ja ka stress loomulikult. Stress on kortisoliga. Jah, just, et mitme oma kliendi pealt, et millal neil see magusa vajadus tekkis, oligi see, kui see kõige suurem väsimus tekkis. Ja mida võib-olla veel oma klienti pealt näinud olen, ongi, et kui see päeva esimene pool ei ole selline tasakaalus toitumine, siis tulevad ka need isud lõpuks, mida sa oled vältinud nii-öelda hommikul. Võtame veel ühe küsimuse siis, sest neid on tegelikult hästi palju, et me saame vähemalt 2 veel enne kui järgmise... Tõeme järgmine nädal uuesti. Siin võiks terve mitu päeva rääkida, nii huvitav on. Et keegi on küsinud sellist asja, ma arvan, et see on ka küsimus ka Anna-Liisale ilmselt rohkem, et kuidas ennast mitte piitsutada ja enda peale siis mitte pahane olla, kui sa sööd jutumärkides valesti. Mis asi on valesti söömine? Ma ei taha, et võib-olla kes iganes küsis seda, et mis asi on valesti söömine. Et seal on ka põhjus, et kuskilt on see trigger tulnud. Minu suur, ütleme, komistuskivi söömisäärete juures oli ka see, et on head toidud ja on halvad toidud. Okay. Ja kuna ma kasvasin üles sportlaste peres, minus kasvatati võitja sportlane, siis alati pidid olema need head toidud, halvad toidud olid kõik, ehk siis ütleme pasta, kartul, mis seal veel, šokolaad, kõik sellised kaloririkkad toidud. Vorstid, krõpsud, saiakesed, kõik. Ja mida rohkem siis sunniti seda piirama, seda rohkem mul tekkis vajadus nende järgi. Kuni, loomulikult sinna, miks minul söömisjärjed tekkisid, on muidugi teine lugu, selleni me vist ei jõua. Teises osas võib-olla. Jah, võib-olla tõesti saame korra puudutada. Sellele eelnes väga palju, aga ma mäletan seda hetke, et kui mul need söömishood olid söömishäirete ajal, siis just need halvad toidud, need minu ei-kategooria toidud olid need, mida ma näost sisse ajasin ja nagu ma ütlesin, mu keha ei tunnetanud, millal mu kõht on täis. Mu kõht oli täis siis, kui oli siiamaani ja siis ma oksendasin toidu välja. Mis see küsimus oli? Et küsimus oligi, et kuidas siis ennast mitte piitsutada või enda peale pahane olla, kui ma söön neid toite. Ma võib-olla pigem paneks rõhu sinna psühholoogilise poole peale, et kus see mõte on saanud alguse, miks on vaja piitsutada, kus see süütunne on tulnud, sellepärast tavaliselt kuskil see saab alguses, ei teki niimoodi, ma söön nüüd kommi ära, nii, nüüd hakkab ketrama, et kuskilt on see alguse saanud. See mõjutab tihtipeale ka meie seedimist, et millise tundega me seda, ütleme, et kui sa mõtled mõistuse piires ikkagi, et ma täna võtan ühe sefiiri näiteks seal sünnipäeva puhul kellegi lauast, et kui ma tõesti naudin iga suutäit sellest sefiirist, siis see mõjub minu organismile hoopis teistmoodi energiakasutuse mõttes, kui see, et ma hakkan nüüd mõtlema, ma võtan see sefiiri, mis nüüd saab, ma pean minema jooksma äkki selle pärast, ma juba ajan ennast mõttega stressi, toodan neid stressi ja hormoone ja teen endale sellega karuteene. 100% nõus. Et ma muidugi ei arva, et terve päeva jooksul peab tunni aja tagant selle tordilik naudinguga sisse sööma, eks? Aga lihtsalt see, et kui sa tõesti, kui sa ütlesid, et mitte nii võib-olla kõige paremaid valikuid tehes teine kord, et ei peaks ennast nii-öelda nagu karistama, et... Sest see võib kohe viia, see on selline, ma ütleks, et üks ideaalsetest retseptidest söömishäireteks. Sest ma mäletan minu söömishäirete alguses, see oligi minu, ütleme, muster, et ma tegin 3 korda päevas trenni, lubasin endale võib-olla mingi õuna, natukene salatit sinna vahele ja siis, kui ma, nii nagu sa ütlesid, mingi sefiiritüki ära sõin, ma tegin veel 3 korda päevas trenni. Sellepärast, et ma karistasin ennast selle eest. Võtame ühe küsimuse veel. Keegi
tore osaleja küsib, et jõuan hilja peale trenni koju alles kell 10 õhtul. Mis oleks siis kohe hea selline valmis toit, mis oleks ka tervislik, mida süüa? Et ilmselt ma arvan, ta vihjab sellele, et tal pole võib-olla aega nii hilja enam süüa teha. Et kas siis midagi süüa näiteks enne magaminekut? Kas siis toimetada tuleks? No mina olen seisukohal, et me sööme tegelikult energiat ette. Ehk siis hommikusöök peab olema nii-öelda päeva alus. Sellepärast nagu soovitataksegi ka süsivesikute rikkad asjad päeva esimesse poolde jätta, kaasa arvatud see torditükk, eks ole, kellegi sünnipäeval võiks olla päeva esimeses pooles, mitte seal õhtul viimase toiduna enne koju minekut. Ja õhtul mitte siis süsivesikuid välistada, vaid pigem nagu tagasihoidlikumad, mitte et pasta ei oleks päris õhtusöögiks, aga see peotäis riisi seal õhtusöögi taldrikul salati ja võib-olla mingi väikse lihatükiga on täiesti omal kohal. Mis nüüd puudutab seda, et kui kell 10 jõutakse trennist koju, siis ma küsiks, millal oli eelmine toidukord. Kui sa sõid kuskil 2 tundi enne trenni minekut korraliku söögi, siis sul tõenäoliselt peale trenni, kui sa päris seinast kinni hoides koju ei vaaru, ehk siis umbes, et kohe oled kokku kukkumas, või siis veresuhkru tase võtab pildituks, et siis ei pea otseselt sööma enne magama minekut. Aga kui siiski ütleme, et kõht on tühi ja võib-olla tõesti kisub silme eest natukene virvendama, et mitte päris vahetult enne magama minekut. Aga kui nüüd tõesti veresuhkrus on asi, siis väike puuvili sobib. Muidu aga pigem valgulist toitu. Aga seda ka väike kogus, sellepärast et valk seedib meie maos aeglaselt ja kui me läheme pärast seda magama, siis on ööuni rikutud ja ütleme, et teete pigem endale nii-öelda karuteene sellega. Nii et kõik sõltub sellest, kuidas päeva jooksul söödud on. Ja need, kes hommikul ei söö, mina ütlen alati, mida sa õhtul sõid. Et kui hommikul ei söö, lõunaks võetakse üks supp ja siis õhtul lähed koju, kus hobune nüüd on, mille ma ära söön. Et nii see paraku on ju? Ja, täpselt, ütleme oma praktikast päris isikliku näitena, siis täpselt niimoodi ka mina söön. Õhtul ma alati söön, pigem on see selline kala, sest kala... Sa räägid hobusest või kummast? Ei, ma räägin söömisest õhtul, et pigem on see selline kerge valk ja võib-olla mingid juurvillad seal kõrval, et see seedib minu jaoks see seedib väga kiiresti. Ja üks kõige vastikumaid tundeid, millega magama minna, on see, kui kõht on tühi. Et palun ärge seda viga tehke, see tegelikult rikub kõvasti une kvaliteeti, et mina alati enne magama minekut ma söön ühe banaani ja ma magan väga hästi. Ja ma olen tõusnud ka üles keset tööd, sellepärast et mul on kõht tühi, see tähendab mulle see on märk sellest, et ma ei ole piisavalt söönud päeva jooksul. Ja ei ole vaja suruda, et ma kannatan hommikune ära. Ei, su keha räägib sinuga, kuula. Et see on ka üks asi, et ei ole vaja nui 4 ennast hommikuni piinata seal. Lähme edasi söömise psühholoogilise poole peale. Mis tegurid mõjutavad siis just nendest meie psühholoogilisest poolest meie toiduvalikuid ja kuidas seal paremaid otsuseid teha saab? Kaua meil aega on? Täpselt, kaua meil aega on. Päris vähe. Et me teeme tegelikult iga päev 200 toiduga seotud otsust vähemalt. Ilma, et sa ise võib-olla seda tajuksid. Päris palju, eks ole. Ja kui me räägime nii-öelda toidust, siis saab nii-öelda emotsionaalset nälga emotsionaalsest näljast rääkida, mis siis tekib meil kaelast üleval pool ja füüsilisest näljast, mis tekib siis nii-öelda kaelast allpool. Et seal on oluline vahe. Ja see psühholoogiline pool tulebki mängu just nimelt selles, mis jääb meil siia 2 kõrva vahele, eks, mida on kõige raskem kontrollida ja see emotsionaalne nälg, see tekib äkki. Ja ta selles mõttes ei lähe ära ka siis, kui ma olen midagi söönud. Ja sealt tekibki see ülesöömise efekt. Sest tavalise nälja puhul meil kõht annab märku, et mul on kõht tühi, ma söön aeglaselt, tõenäoliselt toitainerikast toitu ja see nii-öelda see nälg kaob.
kas või siis, kui see kaelani jõuab, kas või siis. Jah. Aga see kaob. Aga emotsionaalne nälg, see tihtipeale ei jää, sellepärast see toit ei summuta seda nälja põhjust. Ehk siis miks sa nii-öelda, mida sa kompenseerid selle toiduga, on nagu see küsimus. Et siin tasubki nagu natukene lahti mõtestada, et kui mul tekib mingisugune isu, ehk siis emotsionaalne nälg on isude baasil, siis millega see seotud on? Mina olen teinekord pannud ärevusega seda tähele, et kui minul on osaline vastutus, aga see edasiminek ei sõltu minust. Näiteks. Aga kui sa selle enda jaoks nagu lahti mõtestad, et siis ma lähen närviliseks ja vaatan iga natukese aja tagasi, kas külmkapi on midagi veel juurde tekkinud ja mitte, et sa sööksid, aga lihtsalt vaataksid sinna sisse. Vaatad, ei ole. Jälle tammud natukene edasi, et võt need asjad tuleb nagu enda jaoks nagu lahti mõtestada, sellised case'id. Mul ei ole midagi lisada, seepärast, et sa ütlesid juba kõik ära, et ma olen sellega nõus ja nii on. Et ma olen seda enda pealt kogenud, võttes juba söömishäired, samamoodi kompenseerid oma emotsionaalset vajakajäämist ja lähedust või mida iganes, et alati me kompenseerime midagi, kui me räägime emotsionaalsest poolest. Turvatunnet tihtipeale. Turvatunne. Ja armastust. Jep. Sellepärast, et ma ei tea, mina olen 44, et minu lapsepõlves väljendati küll toiduga armastust. Ja siiamaani ema teeb seda. Et võta ikka juurde seda teist, kolmandat, mul ei ole kõht tühi. Miks? Et ongi nagu see, et kui sa mõtled, et miks me sööme, siis nagu sa ei lähe sellega tundeid kompenseerima, et kui sa mõtestad enda jaoks söömise kui toitainete saamise protsessi lahti, kuidas see nagu tunnetega seotud on. Ja siis tihtipeale meil tulevadki sellised asjad tulevad ju kodust kaasa. Ja ma saan tuua ka siia teistpidise näite, et kui Kendra tõi näite, et võta juurde. Minu kogemus oli vastupidine. Nüüd me räägime siis söömishäirete algusest, ma toon selle hästi kiirelt sisse kohe. Mainisin, et ma kasvasin üle sportlaste peres, kus hoiti kindlat joont, toitumine, trenn, tralala. Ja see oli aeg, kus ma hakkasin esimest korda jõusaalis tegema. Ma ei ole kunagi olnud paks kui selline jutumärkides, aga ma läksin suureks, ma läksin tugevaks esimest korda. Tekkisid puusad, rinnad, ma olin 17, hakkasid tulema, ma läksin lihtsalt suuremaks. Ja mu ema ütles ühe kommentaari mulle, et ma läksin võtma teist portsu juurde, seepärast, et ka vajadused suurenesid. Ja ema köögi ukse pealt ütles Anna-Liisa, et kas sul on ikka seda vaja, et vaata, su tagumik hakkab suureks minema. Ja see oli see hetk, kus kõik käivitus. Ehk siis ma mainisin, sinna eelnes väga palju, peresüsteem, emotsionaalsed vajakajäämised ja nii edasi. Aga see oli see, mis lõi minul käima ja mina kuidagi leidsin oma viisi, kuidas toimetada emotsioonidega, oli söömine ja oksendamine või siis piiramine. Ehk siis söömishäired olid minu toimetulekumehhanism selles olukorras. Nii et võib ka vastupidi käia. Ma toon nüüd jälle sinu jutust vastupidi näite siia juurde, et kui sinule tehti märkus sellest, et vorm hakkab natuke suuremaks minema, siis ma arvan, et sellega on kõik kokku puutunud, et kui keegi on alla võtnud, tehakse talle kompliment. Oi, ma sain ja käaleid. Seal on kahe teraga mõõk. Üks asi, me ei tea, miks inimene on alla võtnud. Äkki tal on selle taga mingi haigus ja sellele komplimenti teha on natukene happu, eks. Või siis teine variant, ta on ennast piitsutanud hullult, et alla võtta mingi teise vastupidise kommentaari peale ja siis ta saab sellest veel hoogu juurde, mis on siis vastupidise ehk siis anorektilise käitumise esimene nii-öelda tunnusjoon, et hakata ennast veelgi rohkem piirama. See tekib eufooria. Et näed, ma sain ühe kompliment, kuhu ma veel välja jõuda võin. Ja sel hetkel never is enough. Mitte kunagi ei tule seda piiri ette. Mitte kunagi. Söömishäirete puhul ei ole seda, et ma jõuan selle kaaluni ja siis on kõik okei. Ei, inimene läheb välja kuni surmani.
kuni ta näeb välja selline. Tean ka täitsa inimesi, kellel on olnud elu kõige stressirohkemad perioodid ja nad on nii kõvasti kaalus alla võtnud ja siis neile tehakse komplimenti, et vau, et sul on six-pack väljas või et kas sa lähed lavale võistlema või et jah, et see on hästi siuke delikaatne teema tõesti. Ja mis six-packi puudutab, kui te kõike neid ilusaid kulturiste seal vaatate, siis selleks ajaks, kui nad lavale jõuavad, on nad tugevas vedeliku puuduses, lootuses, et nad laval kokku tõenäoliselt ei kuku, et see keha üks võimalikult kuiv ja rasvavaene. Et kui ta tuleb sulle 2 nädala pärast peale võistlusperioodi vastu, siis ta ei ole enam see inimene, kes selle lava peal. Et see ajastatakse väga täpselt, aga sellest luuakse ideaalkuvand, mille poole kõik püüdlevad. Räägime ka nendest esimestest märkidest, et kui inimene nüüd tõesti tunneb, et tal on mure selle söömise ja toitumisega, aga mis võiks olla need esimesed märgid, et ma saan aru, et mul võib tõesti olla nüüd kujunemas söömishäire kui selline? No mina nüüd tagasi vaadates ma saan seda juba öelda, kui ma olin selle asja sees. See läks minul nii kiiresti, et ma ei tajunud seda absoluutselt ja ma sain ise 6 aastat hiljem võib-olla tunnistasin esimest korda, et mul on probleem. Teised inimesed said ennem sellest aru, aga nüüd, kui ma tagasi vaatan, siis võib-olla kõige kokkuvõtlikumalt, kuidas mina suudan seda öelda, et kui toitumine, kaal, kehakuvand hakkavad häirima sinu igapäevaelu. Kui kõik see, millest sa mõtled, on ainult see üks tunnel, et kui see hakkab häirima sinu igapäeva toimetusi, ja mis on söömishäire, üks eesmärk on see, et lükata sind isolatsiooni ja võtta ära sul kõik võimalused. Et see oleks nagu hästi kokkuvõtlikult, võib-olla Kendra oskab siin öelda midagi. Ja seda tasub kindlasti ka kõrvalt vaadata, et kui keegi sõpradest hakkab nagu seltskondlikest üritustest eemale hoidma, ja sellega kaasneb kaalukadu, et siis tasub kindlasti nagu tähele panna ja uurida, et milles on asi. Ja just ka see, et kui võib-olla kõik on söögilaua ääres ja siin nimelt, ma just sõin. Ma hiljem söön. Et just see on ka üks märk. Ja noh, ütleme, et omamoodi söömishäire on ka tänapäeval jõudu kogub nii-öelda ortoreksia. Teate, mis see on? See on ülim tähelepanu toidule, ülim pedantsus, et ma sööks õigesti, et see toit oleks ülimalt puhas ja sealt tekib ka see, et kui ma midagi keelatut suhu pistan, siis ma tõenäoliselt karistan või kuidagi muud moodi elan seda välja. Ehk siis asi võib-olla taandub selleni, et ma lähen poodi ja kui seal ei ole mahepaprikat, siis ma tavalist paprikat ei osta. Noh, ja toit jääb tegemata selle pärast. Et see on ka selline nii-öelda ületähtsustamine ja ma arvan, et te olete sellist nime kuulnud nagu Mihkel Silmer, toitumisteadlane on ju. Ja tema rõhutab ka, et noh, lõpetage see suur tõmblemine toidu mõttes ära. Et ei ole vaja välistada gluteeni, kui sul selle nähtusid ei ole, gluteeni tundlikkust või siis lausa tsöliaakiat, eks ole, et ei pea välistama gluteeni, sellega te tõmbate enda nii-öelda see toiduvaliku mitmekesisuse väga koomale, eks. Okei, nisu ei tasu eelistada, ütleme siis niimoodi. Aga kui see ühe see küpsise ära sööd, ei juhtu nagu ka midagi tõenäoliselt. Aga noh, on palju toitaine rikkamaid jahusid, kui see puhas nisujahu on ju. Aga et selle küpsise pärast, kui see on nüüd nisujahust, et ennast karistama hakata, sellel nagu ka ei ole mõtet. Et nii-öelda selline liigne tähelepanu toidule on alati ebaterve ja toiduga peaks saavutama nii-öelda sõbraliku suhte. Et ma ei lähe sinna taldriku juurde ja ei vaata, et seda ma vist ei peaks nii palju sööma või umbes niimoodi, vaid tõesti selline sõbralik, neutraalne suhe, kas või ise teha seda toitu, panna sinna oma energia nii-öelda panus sisse selle tegemisse, olla see toiduga natukene rohkem seotud ka ajaliselt selle valmistamise hetkel, siis me väärtustame seda toitu nagu palju rohkem. Just, mulle meeldib see sõna väärtustama. Ja üks hea näide selle, kui ma juba nisust nüüd juba rääkisin, siis kui me võtame näiteks tavalise taldrikutäie
makarone, ütleme siis, makaronid, nisujahust tehtud valged makaronid. Sa sööd selle taldrikutäie ära, võib-olla ei tunne, et kõht on täis. Kui me võtame näiteks kas tatra pasta siis või läätsepasta nii-öelda, et on võib-olla sama kujuga kõik, aga seal on siis kas läätse või tatrajahu või täisterajahu, siis see toidu kogus, millega sa saavutad täiskõhu tunde, on palju väiksem. Ehk siis sa tunned iga suu täiega, et see toit on kvaliteetne ja see on toitev. Ja sa sööd selle võrra vähem. Head soovitused. Ja kui inimene tahab nüüd tõesti kaalu langetada, et on ju täiesti normaalne soov, et mul on tekkinud ülekaal, ma tahan kaalu langetada, siis mis on need tervislikud sammud seal, et ma sellega ei läheks kuidagi ühte või teise äärmusesse? Et loogilises mõttes tahaks kohe öelda, et võta toitumisnõustaja, on ju. Aga võib-olla mõned teiepoolsed soovitused ka. Spetsialist, palun. Mõtlen nii, et esmalt muidugi tuleks üle vaadata, kuidas sa praegu sööd, sest mingil põhjusel on sinu söömine just nimelt selliseks välja kujunenud. Ja seda siis vaikselt nagu muutma hakata, nagu sa ütlesid, harjumused, selle kujunemine võtab aega, et kõike ei saa tihtipeale ühe nõustamisega ja samm-sammult nii-öelda tervislikuma eluviisi ja tervislikumate valikute poole nagu astuda. Ma ütlen siia ühe mõtte, mis võib-olla paneb tervislikumaid valikuid tegema. On selline raamat nagu Võlusoolestik, väga muhedalt kirjutatud raamat. Ja seal on üks lause, mida ma olen oma nii-öelda patsientide ja klientide hakanud ütlema, et mõtle, iga asi, mida sa sööd, sellest saab sinu osa. See lagundatakse sinu seedesüsteemist imepisikesteks tükkideks ja su organism peab sellega hakkama saama. Kas me anname organismile sealt kaudu kõik vajalikku, on sinu enda valiku küsimus. Kõigest, mis sa sööd, see laguneb sinu organismis ja saab sellest sinu osa. Et see paneb teinekord nagu mõtlema, kui sa seisad valikute ees. Head mõte. Midagi veel siia lisada kaalu langetuse puhul? Ma arvan, et siit on juba välja kujunenud ka, et võtta toitu kui meie energiaallikat, eelistada lihale kala. Mis veel jutust on nagu läbi käinud? Mulle meeldib alati see mõte, mis ma olen ka korduvalt öelnud välja, et toit on saanud meie elus nii suure tähtsuse. Isegi võib-olla me oleme üle tähtsustanud selle, sest meil on see kogu aeg kuskil sotsiaalmeedias. See on tervislik, see ei ole tervislik, see on hea, see ei ole hea. Et me unustame ära, mis see toit on. Ja mulle meeldib see mõte, et toit annab meile võimalused. Toit andis mulle võimaluse täna tulla siia. Toit annab mulle võimaluse minna koju. Toit annab mulle võimaluse tegeleda oma koertega, teha trenni, toit oma aju. Okay. Toit kui võimalus. Et igaüks, võtke see hetk täna, homme, millal iganes, istuge maha selle mõttega, pluss Kendre mõte, mis ta välja tõi, et natukene lihtsalt tuua tagasi fookusesse, et mis see toit ikkagi on. Peale selle, et ta on kalorid, halb, hea, kvaliteetne, mitte kvaliteetne, valmis toit, mitte valmis toit. Et jälle see psühholoogiline pool. Mõtted peavad väga hästi kandma tõesti, et väga head soojad soovitused. Ja ma võib-olla võtan veel ühe mõtte siia juurde, et kui me võtame nii-öelda toidu kui nii-öelda toiduaine, mille me poest saame, siis kui ta on juba osaliselt töödeldud, ehk siis nii-öelda vorstiks tehtud, siis tõenäoliselt peale liha on seal veel midagi sees. Ehk siis ta ei ole nii-öelda toidu algtooraine. Ja kui me nagu hakkame ise toitu valmistama ja vähem selliseid poolprodukte, poolvalmistooteid isegi koju tooma, siis me seeläbi hakkame rohkem kuulama oma keha ka. Ehk siis sa paned tähele, mida su keha vajab antud hetkel. Ma ütleks siis võib-olla nii, et need poolproduktid võib-olla summutavad selle signaali ära. Mida sa siis tähele ei pane? Et võimalikult palju nagu ise seda toitu teha ja tõesti valmistada algtoorainest
ja mitte on nii-öelda lootma jääda toiduainetööstusele ja nende tervislikud mõtetele. Keegi siit küsijate seast küsis ka sellist asja, et kui tihti inimene näiteks ennast kaaluma peaks. Kaalu peale astumine kui selline, et seda peab tegema, kui palju seda peab tegema, on see mõistlik, mõttetu? Mina näiteks oma klientidega, ma alati ütlen, et kaal on minu jaoks teisejärguline. Mind huvitab pigem keha kompositsioon, ehk siis ma toon välja lihasprotsent, rasvaprotsent, visceraalne rasv, et 3 asja, mida mina rohkem jälgin, et kaal on teisejärguline. Ma olen olnud väga heas vormis, kui ma olen 75 kilo, ma olen olnud väga kehvas vormis, kui ma olen 65 kilo. Nii et kaal otseselt minu jaoks ei näita midagi. Kui tihti ennast kaaluma peab, ma küsin, et on selleks põhjust, miks seda teha? Ma ütlen, et siis võib-olla kui püksinad kinni ei lähe, siis võiks nagu numbri üle vaadata, mida see kaal näitab, eks. Seda küll, jah. Aga muidu tõesti, et inimese kehakaal ju päeva lõikes kõigub ka 2 kilo võrra ja sõltub, ütleme, et see number 2 võib sul seal olla 48 tundi isegi. Ehk siis kui paar päeva tagasi oli sinu toit võib-olla kõige parem või oleneb, mis sa seal sõid, kui palju see nagu aega võtab, nende jääkide väljutamine ka, siis sellest sõltub ka sinu kehakaal. See, et see eelmine päev 1 õuna sõid, see ei pruugi järgmine päev üldse mingisugust efekti omada. Ja teine asi, mis naiste puhul kaalu mõjutab, on meie perioodid, ehk siis meie päevad, menstruatsioon. Ka seal see kaalu kõikumine on täiesti okei päevade eelneaeg ja päevade ajal ka. Selle kohta oli üks küsimus ka täitsa, kui seda teemat juba puudutad, et küsimus oli siis selline, et kui päevade eelsel ajal on meeletu magusa isu või meeletud sellised, et nüüd tahaks küll selle hobuse ära süüa, et mismoodi siis toimetama peaks, et kas peakski endale kõiki neid asju lubama, mõtlema, et mul on ju see aeg praegu või siis on mingeid teisi. Östrogeenile, eks ole, et kui testosterooni, naisterahval isegi testosterooni tase tõuseb, et siis need isud kõik kaovad muideks. Aga jah, enne päevasid see östrogeeni taseme tõus, see tõesti tekitab meil isusid, magusavajadust ja kui sa seda tead ja teadvustad, siis sa oskad nii-öelda sellele ka mitte järgi siis anda, vaid nagu mõistusega seda võtta. Ja. Et mul ongi see magusa nälg puhtalt selle pärast. Ja nagu ma ütlesin, 4 kommi päevas on lubatud, nii et... Aga tahaksid teha, et pakki on. Aga jälle isiklikus plaanis, päris isikliku näitena, mainisin oma seda nii-öelda jutumärkides puhast toitumist praegu, siis võin julgelt öelda, et need viimased 2 kuud, mina olen ka seda tüüpi, et enne päevasid on see aeg, kus ma võtan külmkapi endale kaisu ja võtan sealt kõik asjad ja siis võtan veel kapid lahti. Aga nüüd, mida kvaliteetsemat toitu ma endale on andnud, juurviljad on minuga imet teinud, ma söön väga palju erinevaid juurvilju, puuviljad on alati mu sõbrad olnud ja nüüd see päevade eelne aeg on olnud palju rahulikum. Ja nagu ma enne mainisin ka, et kui enne mul need tujud kõikusid hirmsasti enne päevasid, ma olin ühel hetkel psühhopaat, teisel hetkel olin inglike ise, siis nüüd on see palju rahulikumaks jäänud ja just see teadvustamine vahel piisab sellest, mul on see isu selle pärast, et või väsimuse põhjal isu, ma tean, et mul on see magus isu selle pärast, et ma olen andnud 8 trenni, olen käinud koertega väljas. Ja pole söönud piisavalt. Just, täpselt, et vahel aitab see, mitte see, et ma panen kõik need emotsioonid asjad kõrvale ja teen niimoodi. Et lihtsalt korra maha istuda, korra stopp, nii, olukord on selline, küsida natukene, rääkida endaga. Küsimus tuli ka selline veel lisaks, et kindlatel kellaaegadel söömine versus suvalistel kellaaegadel söömine ja see inimene oli küsimusele veel lisaks juurde pannud, et kui toit on ikkagi hoolimata siis ajavahemikest järgimata nagu mitmekülgne või tervislik, et on seal ka nagu vahet või on mingid soovitused, mida just toitumisspetsialistid soovitavad?
võib täiesti rahulikult süüa 3 korda päevas. Jab, aga kui sa tunned, et sul on vahepeal energiapuudus, sul on mingisugune vajadus, ütleme, et veresuhkru tase langeb liiga madalale, et see juba pildituks võtab, eks ole, et siis on need vahepalad omal kohal. Ütleme nii, et kui nüüd veresuhkrust rääkida, siis seal on tõesti oluline, et süüa 2,5 tunni tagant. Aga kuna me oleme kõik erineva tundlikkusega, siis kõigile ei pruugi see vajalik olla, ütleme siis nii. Ei pea sööma, aga lihtsalt kui sa jätad, ütleme, 5-6 tunnise vahe ja siis sul on suurem isu, siis oleks vahepeal siiski mõistlik ikkagi midagi süüa. Ma arvan, see info on ju tulnud aastat taga, oli 3 korda päevas on okei süüa, siis pidi sööma 5 korda päevas, siis oli okei süüa 6 korda päevas, siis pidi kindlasti vahepalad olema, aga nagu me oleme siin mitu korda maininud, meie kehad on väga erinevad, meie vajadused on väga erinevad. Mina oma näitel võin tuua, ma söön vähemalt 6 korda päevas, aga see ei tähenda, et ma söön 6 praadi päevas. Okay? Ma jälle liigun hästi palju, vahel ma söön 4, aga jälle number 1 asi, kui me räägime söömishäiretest väljatulekust, oli regulaarsus. Siis oli mul pidi olema nagu kellaaeg kukkus, ma pidin sööma. Sellepärast, et ma õpetasin kehale uuesti sööma, uuesti tunnetama seda sööki, et see pidi olema, kui me räägime söömishäiretest. Aga puuduta siis juba Anna-Liisa natuke lähemalt sellest välja tulemist ka ja ma tean, et te enne mainisite veel lisaks seda, et kui te näete, et mõni sõber justkui hoiab eemale või on näha mingeid märke, et mismoodi üldse siis sellest välja tulla või kuidas aidata sõpra kaaslast, et ma eeldan, et ma ei saa minna öelda, et kuule, sul on midagi viga, et see ei ole nagu päris nii lihtne. Ja kui ma selle asja sees olin, ega siis ma ei oleks osanud öelda, et mis mul täpselt vaja oli. Ma tundsin, et igalt poolt ainult rünnatakse. Nüüd, kui ma vaatan tagasi, ma arvan, et üks kõige suurem viga, mida kõik tegid minuga, oligi see, et kuidas sul selle söömisega ka on? Kuule, kuidas sul selle kaalu? Kas sa ikka sööd piisavalt? Miks sa nii vähe sööd? Miks sa nii palju sööd? Söö ikka seda kana ka, söö ikka seda. Kõik oli selle söögi ümber, mida ma ju teadsin. Ma teadsin, kõik teadsin, mul on söömishäire. Ma olen söömishäirega inimene ja kõik koondus selle söömise ümber, kõik unustasid ära, et selle söömise all on Anna-Liisa. Et keegi ei tulnud küsima, et Anna-Liisa, et kuidas sul läheb? Tahad sa lihtsalt nagu rääkida, kuidas sul nagu reaalselt läheb? Et seda, kui ma praegu vaatan tagasi, sellest ma tundsin kõige rohkem puudust, ja mida rohkem mind nii-öelda rünnati, mis minu jaoks oligi, söömishäirele kõik, mis tuleb väljast abi, on nagu rünnak. See on number 1, mis jätke meelde, et teil võib olla maailma parim mõte seda inimest aidata. Aga kõik, mis tuleb väljaspoolt kui abi, kui see inimene on selle söömishäire sees, see on nagu rünnak. Ja väga raske on aidata inimest, kui ta ei ole ise teinud seda otsust, et nüüd ma hakkan võitlema. Mul läks aega 14 aastat. 14 aastat mul läks aega, et aru saada, okei. Mul oli valida sõna otseses mõttes, kas ma elan või suren. Mul ei olnud vahepealset. Ja ma tegin otsus, et ma kuskilt hakkan pihta, ma ei tea, kuidas. Ja võib-olla jah, et kui ma nüüd vaatan tagasi, et lihtsalt ma oleks saanud jagada, kuidas mul läheb ja mis mul siin sees toimub, et kui me võtame nüüd tagasi, ma mainisin ennem, et minu toimetuleku mehhanism oli söömishäire. Kõik emotsioonid, ütleme see läheduse vajadus, emotsionaalne lähedus, mida ma kodust ei saanud, mis tegi minu olukorra hullemaks, oli see, et meie peres olid rollid natuke segamini, sest mu ema oli ka mu treener, mis tegi väga, väga keeruliseks selle olukorra. Nii et jah, võib-olla mis kaasa võtta, kui te näete, et inimesel on probleem, võib-olla lihtsalt rahulikult minna, küsida, et kuidas sul läheb, natukene teise nurga pealt küsida, sest kui tal nagu nii selle söömisega probleem ja siis te veel nagu survestate teda, siis sealt ei tule mitte midagi, see uks võib minna kinni ja see ei tulegi enam lahti. Soovite midagi lisada? No sõbra puhul on, ütleme nii, et märgata võib olla lihtne, aga sekkuda tõenäoliselt mitte.
üks asi, mis Anna-Liisa välja tõi, eks ole, et sinna tuleb plokk ette, hakatakse ennast kaitsma või noh, enda seda nii-öelda häiret kaitsma. Ja teise poole pealt on see, et noh, ütleme, et sõbra puhul sa saad veel küsida, et noh, kuidas sul nagu üldiselt läheb, et sealt jutust äkki tuleb mingisugune põhjus välja, mis teda häirib ja mis on tõenäoliselt selle häire taga, on ju. Noh, tõenäoliselt. Aga ütleme, et selle nii-öelda selle põhjuse kaudu äkki saab talle öelda, et võib-olla noh, sa otsid nagu abi kuskilt. Mitte söömise kaudu, vaid selle põhjuse kaudu. Ja noh, võõra inimese puhul, et kuna ma olen ka noortetreener, siis ma nagu enda noore pealt nagu nägin ja siis ma kirjutasin talle emale, et ma olen sellistesse tähele pannud, on ju, et kas võib olla nagu söömishäirega tegu ja siis ütlesid ja, et nad tegelevad sellega. Et jah, ma arvan, et märkamata ei tohiks nagu jätta, aga lihtsalt sõbra puhul siis jätta tõesti söömise teema täiesti nagu kõrvale, vaid olla lihtsalt seal sõbra eest ja kuulata teist inimest ära, et mis teda vaevab. Veel liikmed on hästi raske nagu ära tunda. Sõbranna väikse mõnde oli samas korteris, eks ole. Ja väga raske ära tunda. Anoreksikul tõenäoliselt lihtsalt kui mitte midagi ei söö, on ju. See vist väga kiiresti läheb nagu... No tegelikult anoreksia on see, mis paneb inimestele nagu öökima. See on nii. Ja anoreksia on see, mis ajab nagu inimene tahab süüa palju õhtut, kui hommikul päeval palju õhtut. See on anoreksia. Kas selline küsimus tuli ka tegelikult veel, natuke läheb võib-olla sellest söömishäiret teemast kõrvale, aga nõustamise osas, et millest toitumisterapeut nõustamisel lähtub, et millistest põhimõtetest, et siin oli just viidatud nii-öelda ka alternatiivmeditsiinile, näiteks mingi meditsiinimeediumi nõu antud, et kas või peab olema seal ainult teaduspõhine meditsiin sees, et see on põnev küsimus. Nüüd psühhoterapeutide teemal on siin väga palju laineid löödud, eks ole, et kes võib ennast psühhoterapeudiks nimetada ja kes mitte, on ju. Siis eks toitumisterapeutidega on täpselt samamoodi ja toitumisnõustajatega. Mina soovitan, et nii-öelda, kuidas ma ütlen, nüüd eelmisest aastast antakse taas välja nii-öelda kutseid, riiklikke kutseid ka toitumisterapeutide ja toitumisnõustajatele. Ehk siis, kui ta on juba riikliku kutse saanud, siis te võite kindel olla, et seal taga on teaduslik lähenemine. Kui ta ise nimetab ennast toitumisnõustajaks, tasub kindlasti uurida, kus ta oma väljaõppe on saanud ja millele tema nii-öelda nõustamine tugineb. Sest need, kes on, ütleme, riikliku kutse endale juba saanud, on enda teadmisi tõestanud, pluss enda nõustamist oskust tõestanud. Ja selle taga on mingi 5-6 liikmeline komisjon, kes seda nagu hindab. Mul kutseid ei anta päris niisama. Ja praegu vist on 11 terapeuti üldse Eestis kokku, nii-öelda riikliku kutsega. Ja ütleme, et teiste puhul, noh, ma alati nagu küsiks, et millele tugineb nagu sinu nii-öelda nõustamisteooria ja need meditsiinimeediumid, alternatiivmeditsiin sinna juurde. Kas te teate, et vaktsiini vastasus sai alguse valesti tõlgendatud teadusuuringutest? Seda õpetatakse psühholoogia aluste aine üsna alguses kohe. Ja see seab alati küsimuse alla kõik. Ja siis me ütleme nii, et võib-olla ühesuunaline lähenemine asjale võib olla tulnud sellest, et see info, mis inimeseni on jõudnud, on väga ühekülgne. Ja puuduvad laiapõhjalised uuringud selle kohta. Ehk siis teie lähtute siiski teaduspõhistest meetoditest. Päris mitu küsimust, ma praegu sirvisin veel natuke, olid suhkru ja suhkru asendajate teemadel. Et oskate ka neid kommenteerida, et kuidas, kellele mõistlik, mõttetu? On sinu pärusmaa taaskord.
kui minu käest nagu küsitakse, et noh, et äkki ma peaks suhkruasendajaid kasutama hoopis toidus, siis ütleme, et kui me sööme magusat, siis meie aju saab signaali, et nüüd tuleb sealt energia, glükoos. Aga kui seda nagu ei tule, siis meil tekib suurem nälg, meie aju tahab ikkagi seda glükoosi saada. Ja siis ma olen nagu soovitanud, et sa võid osa suhkrust asendada, ütleme, et kui sa teed kooki, on ju, osa sellest võid asendada suhkruasendajaga, loodusliku suhkruasendajaga, aga seda päris suhkrut, kus siis aju saabki seda glükoosi, peaks ka seal sees olema, sest me anname oma selle söömisega nii-öelda signaali. See magus maitse suus, see annab nagu siia kohe selle, et midagi on tulemas. Aga kui seda ei tule, siis sa võtad järgmise asja, kust äkki nüüd. Noh, et jah, nii-öelda meie seedimine ja meie mõtted ja kõik on palju rohkem seotud, kui me tegelikult arvame. Ja tunded kõik. Ja veel sirvisin, et geneetika ja kehakaal, mis seosed siin on, kas on neid seoseid ja saan ma siis tuua vabanduseks, et mul ongi sellised geenid ja olengi jämeda kondiga, nagu kiputakse ütlema. Sellist asja ei ole olemas. Kui me võtame mingisuguse X-ray ette, siis meie luud on ikka ühesugused. Me teeme röntgenpildi, vaatame, kas on need luud hästi. Aga geenid mängivad rolli kindlasti. Jah. Nii et viimasel ajal on tulnud tõesti, et on olemas selline rasvumise geen nii-öelda. Aga ma ütleks siis selle kohta nii, et see ei vabanda suurt kehakaalu. Suur kehakaal tuleb siiski kodustest harjumustest, mille me saame kaasa lapsepõlvest. Ja näiteks kui üks salainimene ja natuke kogukam hakkavad koos elama paari mõttes, siis tihtipeale see salainimene muutub ka kogukamaks, sellepärast, et nii-öelda need harjumused nagu ühtlustuvad, paraku mitte vastupidi, vaid antakse endale rohkem ka järgi. Et see keskkond määrab kõik. Kui ma olen nõustanud neid, kes on bariaatrilise operatsiooni läbinud, me jõuame sinna, et miks see kaal siis kasvama hakkas. Ei, mul on kodus kõik suuremad ja siis seal oli söömine ikka hoopis teine ja jõutaksegi sinna välja, et kõik me saame algusega kõik me saame kaasa kodust ja tihtipeale need harjumused määravad selle, milline on meie kehakaal. Mis puudutab nii-öelda seda rasvumise geeni, mis siit korra jutust ka läbi käis, siis tõesti meie soolestikubakterid on selle võrra erinevad. Mõni võib süüa, ütleme, et mõni võib süüa pool liitrit jäätist iga päev, temal ei juhtu mitte midagi, on ju. Ja mõni puhtalt sellest lõhnast võtab juba 2 kilo. Just. No täpselt. Et selles mõttes on inimesed küll geneetiliselt erinev. Et mõni võib nii-öelda neid maiustusi ja ebatervislikke asju rohkem endale lubada kui teine. Aga selle kohta tehakse geeniuuringuid ka praegu niimoodi, et sa saad teada, kas sul on suurem kaldumus nii-öelda juurde võtta või nagu mitte. Ja siin tuli jutuks ka selline perekondlik söömine või see keskkond, kus me viibime, siis siin oli ka üks küsimus, et kuidas siis toituda või kuidas seda sööki valmistada või teha, kui peres ongi, sul on nii-öelda ema, isa on ja kes on võib-olla võrdlemisi erinevad selle tüpaaži poolest ja siis on veel sellised puberteedieas lapsed ka, et kõigile siis hakata eraldi toitu tegema vist ei ole ka päris lahendus. Aga miks peaks? Jah. Ma küsin. Jah, täpselt. Et miks peaks erineva toidu tegema? Et ütleme, et isegi kui peres on üks võib-olla taimetoitlane või keegi, kes ei söö liha, siis saab nii-öelda baastoidu enne valmis teha ja liha lisada toidu lõpus, siis kui tema osa toidust on nagu välja tõstetud. Või siis ütleme, et on peres, kes ei söö mingit toiduainet, mis nagu sulle hullult meeldib. Siis sa saad selle eraldi nagu pärast juurde panna, aga see baastoit kui selline ikka sama. Et miks peaks nagu eraldi tegema puberteedile ja täiskasvanule süüa? Küsimus oli, mina küsisin. Jah, nii. Küsimus oli selles, et väga raske hoida endast distsipliini, kui need 2 puberteedi poissi, eks ole, tahavad palju süüa, nad ei ole paksud absoluutselt, neil ei ole seda
ja vanemana enam mul ei ole sellist nagu geeni, et või noh, nagu hakkab minema selleks nagu, enam ei lähe nii lihtsalt, et võib süüa kilo järgmist päeva. No vanusega see meie... on nagu raske on ju ja noh, mul seal kõrval on, ma saan aru, et ka kasvab kõht. Ja. ma korra segan. Ja siis on jube raske noh, ja kui sa teed kodus valmis ja siis nad käivad seal poti kallal, ma ei tee igal ühel täpselt ühe portsu ja siis läheb mees, võtab enne neid puberteete näiteks selle viimase ära, noh, ma teengi rohkem kõigile. Aga siis on jube lihtne minna sinna poti kallal jälle, juba minna. Kas sa võiksid korra kommenteerida seda, mis on minul nüüd mitme kliendiga olnud, nad on selline 40+, et kuidas meil selle vanusega ikkagi on naistel, sest kuskilt on jäänud see külge, et kui mina saan 40, siis enam ühtegi kilo minul maha ei lähe. Sellepärast on mul raske alla võtta, et äkki sa oskad seda kommenteerida natukene toitumisterapeudina. Ja, seal on tegelikult... küsimust küll. Ja, ma proovin kuskilt alustada. Mõlemale ma tahaks kohe midagi öelda, et selle puhul ütleme nii, et vanusega tõesti ainevahetus selles mõttes aeglustub, et kui puberteet ja kui sa oled nooruses, siis on lihtsam oma kaalu reguleerida. Sest tõenäoliselt sa oled aktiivsem, tõenäoliselt on sul kasvav organism, sest kuni 25. eluaastani teatud luud veel luustuvad siin rinnakuseks. Et nooruses on jah seda lihtsam teha. Seal tulevad mängu ka hormoonid ja naistel, kui neil tekib menopaus, siis võetakse juurde, sest hormonaalne seisukord muutub. Ja ütleme, et selle võib tuua vabanduseks, et on raskem alla võtta. Raskem on võib-olla enda isusid kontrollida, see läbi ka. Nii, aga mis nüüd selle... Minul oligi, kuidas isusid kontrollida, et ma ei saa teha täpselt portsu, eks ole, et sest lapsed mahaksid juurde, ma ei saa neid keelata, sest neil ei ole toitumisprobleemi. Okei. Siis selle mehele ka ütleks, et tule, Poti eest ära. Kõik. Stopp. Kui see pasta on toitaine rikas, kui te võtate aega söömiseks, mina võtan. las see meesterahvas siis ka võtab, eks. Ja ütleme nii, et ma toon lihtsalt näite, et ma tegin isegi pildi, kahju, et seda näidata ei saa. Mul oli ka lõunasöögis munanuudlid karikastmes, aga ma panin sinna kikerherneid juurde ja pool taldrikust oli ikkagi salat. Ja kui sa selle taldrikutäie ikkagi ära sööd, siis sa saad nii-öelda neid makaroni maitset nii-öelda ka piisavalt palju nautida. Et ongi nagu keeruline. Aga meie kehakaal ongi meie valikute küsimus. Täpselt. Ta tahaks pigem süüa nagu süsivesikut suures koguses. Nagu me kõik, eks ole. Portsu on ja siis nagu... Siin mulle meeldis, sa juba tõid selle välja, hästi suur sõna, valikud. Et midagi ei pea ju keelama, et Absoluutselt. mul oli ka seal see nii-öelda see pasta seal taldrikul, aga ta oli segatud kikerhernestega, ma sain seda pastat nautida, ta oli selles mõttes, ta ei olnud nisupasta, ja ta oli kvaliteetne, see maitse on kätte saadud, seal oli salat juures, näita mulle pastat, mul on nagu tõesti ükskõik sellest praegu. Peida ära sinna pasta alla niimoodi. Ei, miks mitte sinna pastaroa sisse saab ju panna ka köögivilju. Seda aeglasemalt ta sööb. Jah, just. Ma saan rohkem aega temaga koos. Tõmbame siis otsad tänaseks kokku ja võib-olla lõpetuseks paar sellist head sõna teie poolt kaasa ka tänastele kuulajatele, et mõned sellised soovitused, nõuanded. Kõigepealt ma ütleks võib-olla seda, et kui keegi jäi vastuseta, keegi just küsis, kas minult spetsiaalselt või Genralt midagi, kes täna vastust ei saa, et siis saate meile eraldi kirjutada, meie kontakti leiate MyFitnessi lehelt, et võite julgelt saata meili ja see jääb, meie vahel ei lähe kuskile ära. Täna sai nii palju öeldud, räägiks veel, oleks veel siin pikalt, aga teen kohe üks mõte. Ma ikkagi pürgiks sinna psühholoogia poole peale, et see, mis ma ütlesin juba ka, see ei ole lihtsalt teooria, see on mu enda läbi elatud kogemus. Meil kõigil on valik. Ükskõik, kui kehvas olukorras me oleme.
meil kõigil on valik. Ükskõik, kuidas sa jõuad selle valikuni, aga sul on valik. Kui sa istud maha enda mõtetega, sa näed, mul ei ole mitte midagi, appikene, ma ei saa hakkama, alati on valik. Peale valikut tee otsus, isegi kui sa ei tea, kuhu poole joostab peaga vastu seina, isegi kui sa ei tea, mida teha, kuidas teha, tee see otsus ja usu mind, need võimalused tulevad. See on minu läbi elatud kogemus. Ma tegin otsuse, ma tahan elada. Ja võimalused hakkasid tekkima. Mega raske oli esimesed aastad. Aga ma arvan, et ma olen elav näide sellest, kuidas üks otsus võib muuta elu. Ja see ei ole klišee, veel kord, see on elav näide. Valik, otsus, leping iseendaga. Need 3 asja võib-olla ma tahaks teile edasi anda. See on ükskõik, mis elu mida te tahate muuta, see käib kogu elu kohta. Ja olge kannatlikud iseendaga, okei? Meid sunnitakse sotsiaalmeedia läbi, sa pead kell 5 ärkama, sa pead minema väsinuna trenni, sa pead sööma 2 korda päevas, sa pead seda. Ei, sa ei pea mitte midagi. Sa pead enda vastu hea olema, sa pead endaga kannatlik olema. Ja harjumuste muutmine võtab aega. Ma endiselt loon harjumusi, tervislikke harjumusi ja seeläbi lõhun neid harjumusi, mis mind enam ei teeni. Ja see kõik võtab aega. Vahepeal tehke lihtsalt stopp, pane käsi siia, ma olen siin, ma olen kohal, kõik on hästi. Nii kaua, kuni see asi siin tuksub, kõik on võimalik. See oleks minu mõte teile. Palju see aega läheb umbes? Mille jaoks? Mida ta räägib. Võtame palju aega ja me vist praegu ei jõua seda, et ma lasen Kendral ka väikse kokkuvõtte teha enda poole pealt ka, et mõned soovitused ja nõuanded lõpetuseks. Jah, et nagu te võib-olla siit jutust ka nagu tähele panite, et mitte midagi otseselt ei pea. Kõik peab tulema meie enda tahtest ja selle tahte me leiame tihtipeale siis, kui on küsimus miks. Ja kui me räägime nagu allavõtmisest, eks ole, siis me räägime ka motivatsioonist. Ja see motivatsioon peab tulema inimese enda seest. See tihtipeale võib-olla ise ei leia seda motivatsiooni üles. Siis võib tulla minu juurde, ma teinekord aitan, kuna ma olen nii terapeut kui ka siis motivatsioonikoolitaja, siis me jõuame lõpuks selleni, et kui sa võib-olla ütled, et ma tahan neid pükse kanda, need püksid on sul 2 aastat seal kapis olnud. Nad ei motiveeri ju sind, nad on kogu aeg sul seal olemas on. Sa võid need välja tõsta, ega need sind selles mõttes tervislikemaid valikuid tegema ei pane. Et tihtipeale me jääme sinna väga pinna peale, aga et just sinna sügavamale jõuda, et siis tasubki spetsialist läbi võtta. Ja tegelikult, võib-olla sul jäi mingisugune teemasid kõrvu, mis nagu jutust läbi jooksis, et ma võtsin nii siit sealt igalt poolt asju, et siis sa võid Kadrile sellest kindlasti teada anda, sest tegelikult nii-öelda toitumispsühholoogia kui selline toitumise psühholoogiline pool algab ka sellest, kui suur tass meil siin on, kui ere valgus siin meie ümber on. Kõik see, et see maailm on hullult põnev ja millega meiega manipuleeritakse toidupoodides, eks ole, ja kuidas sellele manipulatsioonile siis vastu seista. Et ma arvan, et see on selline ka päris mahukas ja päris nagu huvitav teema, mida ja ütleme, et see tihtipeale, kui me teame neid nii-öelda lõksusid, siis see aitab meil ka nagu rahulikumalt nendesse suhtuda. Kas ma võin ühe? Jaa, sa võid. Sest, et see alati, kui Kendra midagi räägib, siis ma tahan tuua kohe veel näitab meil nagu toimub see väga hästi. Mul täna just oli üks jutuajamine ühe kliendiga ja tema teemaks on kaalulangetus ja me rääkisime päris pikalt ja ta ütles mulle, et aga mul ei ole motivatsiooni, aga mul ei ole tunnet. Mul ei ole tunnet, et seda teha või mul ei ole tunnet, et sinna minna, mul ei ole tunnet, et täna trenni minna. Et kui te jääte ootama seda tunnet, siis te jäätegi ootama. Kui ma jääks ootama seda tunnet, et trenni minna, ma ootaks veel järgmised 2 kuud, kuni kõik on hästi. Sellepärast, et 6 aega ma olen trenni teinud, ma tunnen ennast hirmus nõrgana
tänu nende terviseprobleemidele. Ja ma jääkski ootama seda tunnet. Aga ma tean, et kui ma vaikselt hakkan kuskilt pihta, siis ma jõuan sinna, kus ma tahan jõuda. Ja et ärge jääge lootma sellele tundele või motivatsioonile üksi. Ja nagu Kendra ütles ka, see peab tulema seest. Jah, see esimene väljund võib-olla see väline motivatsioon, aga lõpuks see ei vii teid enam edasi. Motivatsioon ei ole see, mis teid viib edasi. Otsus. Kõik. Mina südames tänan Kendrat ja Anna-Liisat, tõesti väga palju kasulikku informatsiooni sai ja ääretult tore oli teiega täna siin vestelda. Ma loodan, et teiegi saite kõik kasulikke nõuandeid. Teeme neile ühe suure aplausi.